see kõige ohtlikum piirkond, mis te arvate, kus on? Täpselt siinsama küünemaatriksis on siis see probleem, mis ei tohi meil üldse viga saada. Mis tuleb hoiduda talle kas löökisid andmast või näppusid kuskile ukse vahele jätmast. Et see piirkond, kui see piirkond saab kahjustatud, see on meie siin küünenaha all täpselt. See on tema juure osa. Siit hakkab küüs kasvama. Et see pealmine osa, see on tegelikult juba surnud. See on siin küll veresooltega kinnitatud. See, mis siin punane paistab, see, mis valge ots on, see on täitsa surnud. See ei tunne enam mitte midagi. Seda me viilime, seda me teeme ja seda me saame modelleerida ja kõiki muid asju teha ja lõigata. Kas on olemas ümarküüs, kas on olemas kandiline küüs, rombikujuline ja nii edasi. Poistel kindlasti on väga ilusad, kui nad on lühikesed, hoolitsetud, pestud ja küünealused oleksid puhtad. Tüdruklastel on see kindlasti väga-väga hea ja poistlapsel loomulikult ka. Ja mis oleks siis teil pisikestel tüdrukutel käsi pesta kindlasti, mitte väga kuuma veega, sest kuum vesi kahjustab käenahka. See teeb ta selliseks kuivaks ja hakkab hästi kiiresti lõhenema. Leige veega, seebiga ja kindlasti, mis oleks väga hea, teil on küll väga noor nahk, aga anda natukene ka kreemi aeg-ajalt. Küünelakk on selline kemikaalidega koostis, mis nad nüüd on küll tehtud natukene hellemaks ja õnnemaks, mis ei tungiks nii kangesti küünepindadesse, siis võivad juhtuda sellised asjad. Poelakid sisaldavad ühtest ohtlikku ainet, mille nimi on tolueen. Tolueen on vananev, mis paneb organismi ja käenaha vananema. Profilakkides seda enam ei ole. Kindlasti alustame sellest, et hakkame küünele kuju andma. Raudviili kui kasutada ainult ühtepidi. Ainult ühtepidi. Tuled teistpidi vastu, mitte sedasi. Sedapidi ja siis tõmbad sedapidi. Jalg hakkab kindlasti seal kinnise jalgnõu sees igistama. Suvi on üks sellepärast väga hea asi, siis saab käia väljast jalgadega. Siis jalg saab õhku. Proovige ikka kohe ära võtta. Võtke oma jalanõu ära, vaadake ära, on seal midagi sees, pange jalg tagasi. Nii kui väikesed see liivatera hakkab hõõruma sedasi jalad alda või pealt isegi. Kingad, mis hõõruvad pealt, võivad tekitada ka samamoodi kahjusilma. Sest nahk on pidevas hõõrdumises.